tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. Me oleme tagasi, me lubasime, et me näitame enda nägu suvel rohkem kui eelmine suvi, eks rohkem kui 3 korda. Ja me oleme praegu graafikus. Läheb hästi hetkel. Ja täna me räägimegi, me ei hakka nagu liiga tõsiseid teemasid suruma siia suvesse, mis niigi on natuke nukker. Et üritame nagu teha väiksed catch-up'id, mis me vahepeal teinud oleme ja räägime ka natuke, ma ei tea, niisama mingitest põnevatest teemadest, mis meil ette jäävad ja teeme ühe väikse mängu ka. Nii et ma ei teagi, mis sul siis praegu üks kõige põnevam asi on, mis sul kohe meelde tuleb? Mis sa teinud oled? Kõige põnevam, vist üks ja ainus, mis ma teinud olen nagu põnevatest asjadest, on see, et ma käisin Siiris Isaski kontserdil suht nagu suvalt niimoodi, et kuna meil maakodu juures oli, siis ema kutsus kaasa, et on nagu pileteid üle. Ja siis mõtlesin, et et savi, et nagu mulle meeldib ta iseenesest isiksusena, ja siis läksin ja endale üllatuseks ma nagu ei olnud vaata loominguga kursis viimasel ajal, ja siis esimene laul oli kohe see Armu Kelmi seriaalist, siis ma olin tähega mingi, okei, müüdud, vaata. Meeldib. ja see oli hästi siuke tore ja kuidagi just mulle meeldis, vaata, üks on nagu see, et nagu enamik käivad praegu mingi beach grindil asjad, et kontsert ja fun ja kõik see pool, aga see, kuidas ta kuidagi isiksusena annab nagu nii palju rohkem kaasa, et ta pidas veel lõpus mingi pika siukse jutu kõigile inimestele ja kõik tõusid püsti lõpus ja plaksutasid, et selles mõttes see nagu teistmoodi. Jah, see elamus oli nagu lahe, et veits vaata nagu tiris sellest argipäevast välja, Ei nõustun täiega. Sellised kontserdid alati ongi sellist, need jäävad sulle nagu meelde. Et mingi beach grind, õllesummer, siuke, et seal on nii palju kõike, nagu toimub nii palju, et sa pärast ei mäletagi enam, keda sa vaatasid või millal. Et vahet ei ole, oled sa plämmis või mitte, vaata. Et jah. Nii, ja mis sul särgiga kohaselt on mingi jalgateema või midagi sellist? Inimesed, kes siis otsustavad meid ka vaadata, siis ei minu kõige suurem nagu võin kohe öelda. Isegi ülikool praegu kõrvale jätta. On see, et mina juba eelmine episood rääkisin, see jalgpalli MM käib praegult on ju ja on juhtunud nagu väga ajalooline asi minu jaoks. Et kui see MM algas, siis mina nagu rääkisin kõikidele, et minu unistus oleks nagu see, et Hispaania ja Argentiina jõuaks nagu omavahel kokku, sest need on mõlemad mu lemmiktiimid, aga see oli nagu nii ebatõenäoline, et nagu mitte keegi ei uskunud seda ja nüüd on see nii. Okay. Ja saad aru, see juhtus. Ja ma olin lihtsalt mõtlesin, ma nutan oma silmad peast välja konkreetselt, sest et ma pean nagu 2 lapse vahel valima. Ja täna õhtul on see finaal, et ma olen täiesti stressis. Ma panin praegu Argentiina särgi selga, sest et ma olen nagu ikkagi Messi fänn, kes on siis koondise mõttes Argentiinas on ju, aga ta on terve oma elu mänginud Hispaanias on ju, et see on nagu ühesõnaga väga keeruline neile, kes võib-olla ei taju nagu seda jalgpalli on ju, aga see on minu jaoks lihtsalt nii äge, et ma näen nagu sellist finaali, millest ma olen nagu alati unistanud, et seda juhtub nagu reaalselt korraelus. Ja see on minu jaoks nagu hästi suur asi, et ma arvan, kõik jalgpalli inimesed saavad minust väga hästi aru praegu. Et see on kindlasti üks väga siuke äge sündmus, et ma saan seda vaadata ja kõik on nagu nii äge, kuigi täiesti lappes nagu see jalgpall on kestnud 6 aega on ju. Ja munetunnid on nii lappes sellepärast. Ja need mängud on nii. Ja siis ma lihtsalt vaatan niimoodi, mingi appi, palun tapke mind ära nagu. Pead tööle ka minema vaata. Et puhkuse ajal väga puhata selles mõttes ei saanud, et nagu ma olin kogu aeg üleval. Sest ma olin lihtsalt niimoodi, mingi tikud silmades vaatasin jalgpalli nagu, et jah, aga ei, väga äge nagu ja kindlasti täna õhtul tuleb tore ja ükskõik mis saab, vaata ma olen nagu rahul. Ma olen see vend, kes sööb popcorni ja nagu, nii äge. Aga täna sa oled siuke, et vaatad nagu kodust või sa lähed kuhugi? Oleneb hästi palju ilmast. Üliäge on see Paeparki tehti nagu ka suur vaatamine. Käisin Vabaduse väljakul ja see oli lappes nagu. See oli nagu nii lappes, saad aru, inimesed on purjus. Siis nad mingi koperdavad üksteise otsa, siis nad trügivad nagu, see oli nagu saad aru, et sa ei mängu vaadata, sest et kõik häirivad sind kogu aeg ja siuke nagu ärevus tuleb, kui inimesed nagu nii kokku pakitud, et ma olin seal vahel mingi et nagu sinna ma ei lähe vaata, et ma sain oma selle kogemuse kätte sealt ja see oli nagu väga tore ja äge, aga vaatasin Paeparkis oli mingi ülinunnu siuke onju, et aga nüüd on jälle kas ilm lubab vaata, et kui lubas vaatan kodus, mis seal ikka majaelanikud 1 öö kannatavad ikka ära. Et õnneks ei ole täna nii öösel ka, et siis on nagu okei. Aga jah, see jalgpall on selline, et jah, see on mulle hinge pugenud. Saab jälle läbi, et 4 aasta pärast siis uuesti. Mind on täiega üllatanud, kuidas see mul tunne noorte seas on nagu mingi hull teema praegu jalka vaatamine, nagu tüdrukud ja kõik nagu massiliselt lihtsalt.
kuidagi mul on tunne, et see nagu meie vanusegrupp on siuke, et pigem on nagu vähe neid fänne, et nagu üksikud on ju. Aga kuidagi nooremad mul on tunne, et see on nagu mingi hull viis, kuidas chillida praegu ja koos. Mul on ka siuke tunne, et vaata, need nooremad tüdrukud vaatavad, kes on ilusad poisid väljakul ja siis on mingi smash-or-bash, vaata. On ju vist seal seda ma olen hästi palju kogenud ka, kui ma olen vaatamas käinud, et tüdrukud nagu itsitavad, kui mingi ilusad mängijad on, vaata, aga mina näen sellest kaugemale. Mul on jah nagu lapsest peale olnud see haigus küljes nagu tänu isale, vaata. Et siis me oleme koos nagu käinud vaatamas hästi palju mänge välismaal ka ja nagu see on ikkagi jah, minu jaoks kuidagi teise tähtsusega. Et isegi saad aru, minu jaoks, et ma see ülikooli asjani jõuan kohe, on ju, aga ma sain siin vahepeal nagu ülikooli sisse, on ju, et mul ei tekita see ka nii palju emotsiooni, kui see, kui mu lemmiktiim võidab, vaata, et see on nii naljakas tegelikult. Aga eks elu on selline, mis teha, emotsioonid on nii ülevad terve 90 minutit, mingi suure täna peaaegu, ja peale seda magama minna väga raske. Iväga mul mingi paanikahood on peaaegu iga öös, ma olen nagu nii mingi adrenaliini täis, mingi appi. Nagu see täiesti kohutav. See väljub kontrolli alt vaikselt. Aga nüüd saab läbi kohe. Nüüd saab läbi magama minna. Siis läheb chillimaks. Magama minna. Nüüd tuleb see nagu peale seda väikese, et nüüd on nagu paanikahood vähe tihedamini. Seda küll, jah. Aga tead, on nagu on selles mõttes, et mis meil ikka teha siin. Midagi uut ei ole. Aga sul on nüüd puhkused on puhatud selleks suveks? Puhat on jah. Ja nii jube ma sain kõige halvemad ilmad. Ma sain nagu täieliku mingi, esiteks ma jäin haigeks. Ma pole 3 aastat haigelt ja ma jäin oma puhkuse esimesest päevast. Jäime nagu Peikaga koos haigeks, mingi köhisime nagu mingi täielikud, ma ei tea, mis asjad seal kodus. Ja see oli lihtsalt mitte mingit haigust, mingi grippi, mingit sükest asja, lihtsalt nohu ja köha. Ja oligi kõik ja mingi väike palavik, kes läks kohe ära. Aga ega siis ei jaksa ju midagi teha, vaata. Ja ilm oli ka nii halb, et see oligi nagu, vähemalt siis ma ei tea, vaatan telekat või midagi. Aga tegelikult see oli ülihea, sest niimoodi ma päriselt nagu puhkasin. No jah, siis on see, et sa ei topi täis mingeid tegevusi endale. Ma ei saa minna, mitte kuhugi nagu, kuhu ma lähen mingi köhima kõikide juurde, vaata. Et puhkus on puhatud jah, aga no mis teha, tead, on nagu on. Kuidas sul on? Mul on vaata vastupidi, ma üldse hetkel ei ole puhanud. Üldse pole puhanud. Aga mul hakkab puhkus siin 3 päeva pärast põhimõtteliselt. No palju õnne. Ja siis sisuliselt peaaegu terve ülejäänud suvi puhkan, on ju. Tõmbad stepsist välja. Jah, niivõrd kuivõrd minu puhul. Aga mul on ka muideks naljakalt, ma nagu täiega hoian praegu kõiki sõrmi, sest et mul on ka nagu mingi nohu moodi asi tekkinud. Ühtegi muud sümptomit ei ole, on ju. See on see, kui puhkas. Ja, aga vaikselt nagu tunnen, et hakkab kerima mingi nohu, on ju. Siis mõtlesin ka, et kui ma nüüd olen haige nagu puhkus, et mine metsa, on ju. Võib-olla pärast seda, kui sa oled nagu haige ära olnud, on siuke kerge haigus nii-öelda. Siis sa võib-olla tänad seda haigust. Sest see hoiab sind reaalselt paigal. Ja mul seda on vaja tegelikult küll. Mul oli reaalselt niimoodi, alguses ma olin nii vihane, nagu, et mida kuradit, vaata, et ma olen haige. Ja pärast mõtlesin nagu, kurat, aga muidu ma polekski puhanud. Tõsi. Et selles mõttes, ma ei taha öelda, et ma loodan selle haigeks, aga loodame siis vähemalt, et sa leiad selle hetke nagu teistmoodi puhata. Vast leiab. Ja praegu nagu selles mõttes annab lootust, et üldiselt ikkagi mul peaks mingi kurguvalu või siuksed asjad ka vaata olema, kui ma nagu väga haigeks hakkan jääma, et soovitan mandlioperatsioonil käia. Mul on käidud ju. Jaa, aga mul läks hullemaks. Läks päriselt ma, issad. Ma olen nagu see õnnistatud inimene, et mul kadus nagu angiin täielikult ära. Niimoodi, no angiin mul ka ja kadus. Et vaata, aga nagu mõnel on vaata nii, et kurk hakkab valutama, siis hakkab nagu rõvedalt kraapima ja kõik see. Mul ei tule seda enam. Päriselt. Või kui hästi natuke valutab, homme läinud. Ta nagu natuke lehvitab, vaata hei. Ja siis ta läheb ära. Et nagu see on nagu, selles mõttes see mandliops oli nagu nii kohutav. Kuulake, meil oli mingi episood sellest ka kunagi. Et kogu see, mis sellega tuli, see oli kohutav. Aga tänu sellele mu kurk ei valuta enam. Et see oli küll võit nagu. No veab megalt, mul on mul on niimoodi, et kui mul nüüd nagu tekivad haigused, siis jah, ta ei löö angiiniks, on ju, aga mul lööb nagu ülejäänud kurgu kuidagi nii põletikku, et mul läheb alati see kurgutila, vaata, või mis see on, see läheb nagu ülipaiste, nii et nagu kogu kurk paistetabki. Okei, super. Et mul nagu lõi see põletik nii-öelda kuhugi mujale peale seda, kui mandleid ei ole, on ju. Issa nii tore ikka, et sul on nagu nii hästi läinud sellega. Alati ei aita, aga enamikel ikkagi peaks aitama nagu. No loodame, et äkki see nagu muutub, vaata, ajas. Võib-olla, jah. Lootus võib säilida. Oota, kui kaua sa nüüd nagu puhkad? Kas sul on ka mingi kindel puhkuse aeg? Mul oli nagu näiteks 2 nädalat.
jah, no mul on ka nii-öelda 2 nädalat pluss 2 nädalat, et seal vahepeal ma olen mingi nädalakese tööl umbes, onju, mis on ka muidugi siuke, et ma ei kujuta ette, mida ma üldse teha jõuan. No ja nädal aega oli ikka lühike aeg. Ja, aga noh, ma nagu hullult pean ise ennast vaata ikkagi hoidma, sest et see, et mul nagu ühest töökohast on puhkus, siis mul ju tegelikult ikka kogu aeg mingi spordiklubi asjad tahavad tegemist ja kõik see, onju. Ja mingi näitlemise teema on sul ka suvel, onju, ma olen vaadanud, jah. Ma jah, mingi nädal enda puhkusest ohverdan võtetele, onju, et olen filmivõtetel näitlejana, et selles mõttes jah. Väga tore. Aga noh, ta on ikkagi nagu teistmoodi siuke puhkus, vaata, et kuskil keskkonnavahetus jah, täpselt, jah. Et ma arvan, ta ikkagi annab selle sama välja enam-vähem. Ei, muidugi. Selles mõttes nii äge üldse, et sul siuke võimalus on. No just. Ootame põnevus. Ja. Okei. No jah, selles mõttes, et noh, ma siis räägin sellest ka korra, mis ma juba mainisin, et sain ülikooli. Võt. Ja. Ja oi, kui õudne see teekond sinna tegelikult oli. Oli jah. Selles mõttes õudne, et nagu me läksime sinna infotundi, kus kõik tulid kokku, vaata. Ja sa näed, kui palju inimesi nagu. Ja sa mõtled, et sinna saab 12 inimest sisse. Ma olin juba nagu alla andnud. Ma olin okei. Raiskan oma aega. See oli muidugi mu puhkuse ajal. Kõik on hästi tore puhkus oli muidugi. Ja siis kõige soojamal päeval oli see infotund seal lämbas seal kinosaalis seal BFM-is, vaata. Ja need õue ka ei näe, aga noh, pole hullu nagu onju. Ja siis seal oli niimoodi, kõigepealt alguses oli sul motivatsioonikiri, CV onju, CV. Siis sa läksid sinna infotundi, seal anti 2 ülesannet, pidid mingi analüüsi kirjutama ja siis pidid veel videoülesande tegema. Esitad ära, siis ootad. Siis sealt omakorda valiti edasi 25, kes said vestlusele ja sealt omakorda valiti 12, kes said sisse, vaata. Ülivähe saab sisse tegelikult nagu ka. Ülivähe nagu mingi, ütleme ümmarguselt oli 75 inimest, kes kandideerisid ja nagu see protsent, see 6 inimest kohale vist oli. Ja siis mõtlesin ka nagu appi, nagu mis see võimalus on. Ja ma olen vaata selline inimene ka, et ma nagu tean, et ma oskan mingeid asju, see on tore, aga ma alati mõtlen, aga nad ju ka oskavad. Et ega nad ei tulnud niisama vahti. Ega nad ei tulnud niisama mingi proovin. Kõigil peab olema ju baka lõpetatud selle, et selles mõttes nad on nagu kuhugi jõudnud juba elus. Ei, no reaalselt on ju, ja ma vaatasin nagu päris siuksed nägused oli ka, keda ma olen nagu näinud, vaata, et mingi okei, üks koht on läinud. Okei, selles mõttes ma sain sisse ja ma olin pingereas esimene. See on äge. Mida helli, kas sa saad aru, ma tegin selle lahti. Ma hakkasin juba alla poole kerima, vaata, mu nime pole. Ma nagu okei, ma ei tulnud pähegi, et üles kerida, sest ma ei uskunud mitte kunagi, et ma üldse sealt nagu tipus olen. Ei, minu jaoks oli nagu tõeline šokk konkreetselt, ma olin nagu mingi vahtisin lage, mingi 5 minutit oli nagu okei, see ei küll unenägu praegu. Aga ei, väga äge ja ma kindlalt lähen selles mõttes, et see nagu ma võtsin seda kuidagi niimoodi mingit nagu märki ka, et kui ma nagu sain nii kindlalt sisse, siis võib-olla see oli nagu mingi märk, et nagu jätan kas või mingid asjad ära, kui on vaja, ma ei tea, kui töökoht ütleb, et ma ei või koolis näiteks käia, oletame, et mul pole midagi öeldud, on ju, et siis ma ei tea, vahetan töökohta, et see on olnud alati mu unistus nagu sinna minna, on ju, ja siis ma võib-olla saan nagu maitsta seda siis, mida ma olen alati tahtnud. Äkki ei meeldigi, vaata, aga äkki väga meeldib. Et selles mõttes, mul töökoht selles mõttes väga toetab õppimist ja see on väga tore, on ju, aga kunagi ei tea, vaata, et mis võib elus ette tulla, on ju. Ja sul on vist ju sessioonõppe ka see, et selles mõttes see nagu tundub realistlik. Ja selles mõttes küll mingi päevaõppesse poleks nevel läinud, nagu isse kus ma olen 2 inimest nagu samal ajal erinevas kohas, see pole väga võimalik. Aga ei, mul on väga hea meel selle üle ja selles mõttes, et minu meelest ülikooliga on nii jõudnud see, et ma ei tea veel, kes said, vaata. Ja, see on ma lähen kohale, kes need 12 on siis. Jah, võõrad inimesed kõik tõenäoliselt, on ju. Ja no vestlus oli ikka, noh. Korralik praadimine, täiesti kohutav lihtsalt, saad aru või? Ma tulin sealt vestluselt niimoodi välja, ma mõtlesin, okei, ma olen viimane. Ma olin nagu appi, mida nad tahavad mult. Et see vestlus oli 25 minutit ja see läks nagu 5 minutit, sest ma ei jõudnud isegi mõelda. Vaata, tead seda tunnet, kui sa lähed kuskile, sa oled juba ukse taga nii närvis, on ju? Ma mingi lutsutasin oma mingid müntonid seal, on ju? Ja lähed sisse, aga sa ei jõua isegi närvis olla, sest sul ei ole aega selle jaoks. Et sul nagu närv läks niimoodi ära. Aga see oli koha peal või? Ja. Niimoodi, et me istusime nagu 5 inimest pluss mina. Komisjon oli ikka nagu korralik. Kõik tahtsid küsimusi küsida, vaata. Ja siis nad pommitavad niimoodi korda mööda, vaata. Ja siis üritan nagu mingi ja ka selles mõttes ja olid nagu kõvad tegijad, vaata. See ei olnud päris, et mingi suvaline maali oli võetud mingi vestlusele. Et nagu oli omamoodi, aga ma arvan, et see meelega oli niimoodi üles ehitatud, et tugevamad tuleks välja nagu. Ja kindlasti, jah. Sest ma hoidsin ennast seal nagu ikka väga tagasi selles mõttes, et vahepeal tahtsid nagu närvi minna, vahepeal oli nagu hirmus, vahepeal oli nagu, et see nii palju emotsioone käis seal läbi, et ma lihtsalt tulin sealt välja oli mingi
okei, ma ei tea nagu, küll jumal näitab teed või midagi. Et ei, see oli väga huvitav, et ma saan aru isegi, et miks see niimoodi oli, sest konkurents oli lihtsalt nii suur. Ja sa pead kuidagi sõeluma välja sealt, on ju, need parimad. Et eks see ongi keeruline. Ja lõpuks saatsingi, et vestlusele mul jäi nagu 1 punkt siis maksimumist puudu. Ma kohe imestasin. Ma nagu huvita, mis 1 mis see 1 siis nagu oli, on ju, tead, see on juba suve, aga see mind ei huvita nii väga. Aga nii, et jah, ülikoolid, et ma olen jätkamas, ma ei tea, mis sinul nagu selles mõttes võib-olla nagu, mul on nüüd töö ja ülikool on ju sügisest, on ju, et mis sul siis sügisel ette näeb elu? Töö. Ikka töö. See nagu mina eelmine aasta. Jah, eks ma olen natuke siuke eksinud lambuke praegu selles mõttes, et ma üritan nagu aru saada, et kus ma siis nagu jõuda tahan ja mis ma siis teha tahan, on ju. Ära muretse, keegi ei tea sellele vastust. Jah, ma arvan ka, et ma kuidagi praegu lihtsalt kulgen seda sama rada pidi. Natuke mulle käis see jõnks läbi, vaata, mul oli hästi tugevalt see lavaka teema, on ju, see aasta, et kas kandideerida või mitte. Kuna oli nagu Elmo Nüganeni lend ja tema lennud on nii-öelda teada-tuntud legendaarsed, on ju, et kõik nii-öelda tippnäitlejad on sealt tulnud. Ja siis ma ikka viimase hetkeni nagu mõtlesin ja kaalusin, aga ma teadsin, et mu nagu elukorraldus ja kõik see ei ole nagu realistlik teha, vaata lavakat, sest ma nii palju kuulnud, mis see nagu tähendab seal õppida, on ju. Oi, ma olen ka. Et otsusin, et ei lähe, aga siis vaata, kui tuli see uudis, et Emma Tross sai see Piip ja Tuute nende laps vist. Laps. Et ühesõnaga, ja tema on ka täpselt sama palju kordi enne oli proovinud kui mina, on ju, ja vanus on vist enam-vähem sarnane, on ju, et siis ma korra mõtlesin küll, et nagu pekki, et äkki ikka oleks pidanud proovima, vaata. Nojah, aga vot, see lend on nüüd läinud. On läinud ja ma tegelikult ikka olen nagu seisukohal, et selles mõttes ma arvan, ma ei oleks nagu vastu pidanud seal, on ju. Ja vaata, kõige hullem oleks see, kui sa oleks kandideerinud, sisse saanud ja siis teadnud, et sa nagu ei suuda tegelikult minna. See on eriti valus nagu. Et praegu sa nagu ei tea, mis on ka nõme, aga vähemalt sul ei ole nagu selles mõttes mingit valikut sinna nii-öelda minna, vaata. Aga see on vaata, selles mõttes ma arvan nagu hea aluseks võtta, et ma tean, et ma olen siuke, et ma ei suuda ühte asja elus teha, vaata. Kui nagu praegu vaadata, kui palju erinevaid asju ma teen korraga. Ja lavakaga ma arvan ei ole seda varianti, et siis sa teed ainult seda ühte asja, sa ei saa midagi muud teha. Et selles nad vist põhimõtteliselt elavad seal enam. Ja mingid ju need, kes lõpetasid, oli ikka intervjuud andnud, siis keegi ütles minu arust, et ta magas mingi madratsiga kuskil seal saalis. Et selles mõttes sa ikka pühendad oma elu täitsa sinna siis. Ja kaua see kestab? 4 aastat. Oh jumal, 4 aastat. Ma mõtlesin 2 ja kannatab ära. Ja see on ikka rits. Nojah, nii et ühesõnaga siis töö ja mis sul nagu töö praegult siis üldse on või mida sa oma tööks nagu praegu nimetad? Kõige rohkem on ta ikkagi täna mu jaoks see, mis ma seal laseris ja lasertekis teen kõige rohkem, on ju, et praegu suvel on nagu koormus päris suur selleks, et me saaks Ariaga kordamööda puhata, on ju. Ja. Aga seal kõrval ikkagi suht sama võrdväärselt on see spordiklubi teema mu jaoks, on ju, et seal ma olen nii-öelda siuke mu elukaaslase spordiklubi siis, kus tema annab trenne, aga minul on kõik see nii-öelda asjaajamine, et seal on ka ikkagi see, et sul tuleb päevas mingi 5-10 meili, on ju, siis on vaja arveid teha et on ka ikka siuke korralik vähemalt poole kohaga töö, on ju. Ja siis on kõik need näitlemisprojektid seal kõrval, on ju, et seal mul on ka ikka regulaarselt mingeid tantsuesinemisi ja nüüd on need filmivõtted, et selles mõttes kogu aeg nagu nendel 3 rindel nii-öelda midagi toimub, on ju. Oota, kas selle filmi kohta nagu, kas see nagu linastub kuidagi või mis sellest nagu saab, tead sa seda ka? Nii palju ma tean, et hetkel seal vaata mingi hooandja projekt käib, kus nad raha koguvad, on ju, ja seal on ikkagi jagatakse hooga välja kõigile toetajatele nagu nii-öelda kinopileteid, on ju. No võib-olla tehakse siis. Järelikult neil ma arvan nagu mingi diil või mõte on, on ju, et ma nii täpselt ei tea, aga igatahes see PÖFFi raames ei või olla või? Seda vist mitte, jah. Ta on ikkagi nagu, ma saan aru, täispikk film esiteks, on ju. Ja ta on nagu hästi midagi teistsugust, selles mõttes, et ta on veits siuke nagu, nimetatakse telenovela žanr, ehk siis natuke siuke nagu seebioopperi laadne, on ju. Nii bängerid alati. Ja, aga ma mõtlesin, et ta on siuke huvitav nagu väljakutse endale, on ju. Ja mulle see nagu roll väga meeldis, et selles mõttes on huvitav teha. Aga ta on ka muidugi hästi, ta vaata eeldab juba see žanr on siuke, et sa peadki nagu nutma päriselt nii, et pisarad voolavad ja mingi röökima, on ju, et see on nagu hästi-hästi raske selles mõttes näitlejana, aga hästi huvitav, ma arvan. Et ma ise loodan, et äkki see on mingi koht, kus vaata nagu jälle silma jääda, et
ei, kindlasti. Ja noh, ta on päris suur roll ka selles mõttes, et siuke nii-öelda ühe pere ümber palju see nagu keerleb, on ju, ja ma olen see nii-öelda peretütar seal siis et selles mõttes see tähendab päris nagu korralikku võtteperioodi, kus ikkagi iga päev on põhimõtteliselt mind vaja, on ju. No ei, no väga äge, edu sellega siis. Ja, loodame siis kinolinadel näha siit. Saame äkki eriseantsigi. Ja, no vot. No väga äge. Ühesõnaga, üks asi oli mul veel, millest ma tahtsin kindlasti nagu rääkida. Mul on siin tegelikult paar asja veel. See on kõik lihtsalt, mida me saame arutada. Aga üks on see, et kas te saate, ma ei tea, kas ma võin sellest nagu rääkida. Ma ei julge nagu veel asja, nagu seda nimetust öelda. Ma ütlen praegu oma piipiniga üks hädasele. Ühesõnaga, mind kutsuti modereerima ühte üritust. Wow, ja see on nii haige, nagu mis asi see on. See nimi on Arvamusfestival. Tegelikult. Oh my god, kui lahe. Kirjutati üks päev täiesti lambist, et tere, kas sa tahad sinna tulla, on ju? Et seal on nagu poliitdebatt, nagu noorte, nagu vaata mitte see, et nagu need meie poliitikud on ju, vaid need nagu noorpoliitikud. Et kas sa tahad tulla seda modereerima? Mul on nagu mingi, jah, tulen. Ja see on nüüd nagu augusti alguses kohe, ma olen nagu täiesti šokis, sest et nagu see on väga hirmus ja see on pealaval. Oh my god. Ma olin nagu mingi okei, ma ei tea, kuhu ma ennast nagu kirja panin praegult, aga loodame, et on tore, vaata. Nagu, see on nii haige, nagu kuidas viimasel ajal on nagu tuld, nagu, kuna oli nii raske nagu kevad, kõik läks nii halvasti kogu aeg, siis et nüüd ma kuidagi saan nagu neid häid asju kuidagi korraga nagu palju, vaata. Et nagu näed vaeva ja vili kasvab nüüd nagu, et hakkad lõikama, vaata. Et selles mõttes see on nii haige nagu, ma ei tea, ma olin konkreetselt nagu mul nii suva, tulen kohale, ei huvita. Et ei tea, mis selle siis saab, on ju. Et ma ei tea, vaata, kas ma nagu võin seda öelda veel, vaata, sest nad nagu kirjutasid mulle, et seal ma ei näinud oma nime nagu veel kuskil, et siis ma igaks juhuks ei hakka seda ütlema, on ju, aga lihtsalt see võimalus nagu modereerida sellist üritust. Mis see modereerimine üldse tähendab? See on nagu enam, kui sa kujutad ette nagu poliitdebatti. Seal hakkab nagu debatt. Juhid seda põhimõtteliselt nii-öelda. Juhatan sisse, annan mingi teemasid, vaata, ja ütlen ära, sa karju, anna järgmisele sõna, vaata. See on nagu esimene stuudio. Põhimõtteliselt, kui need poliitikud käivad seal karjumas, vaata, ja siis need saatejuhid seal enam vähem on ju, aga ma olen nagu üksi siis on ju. Aga see on nii haige lihtsalt, et ma ei tea. Väga lahe. Aga kas sa tead ka, kust nad nagu leidsid või mille põhjal nad nii-öelda sinu poole peale? Nad on umbes näinud mingi minu asju, minu ajakirjaniku teekonda, et neil on vaja nagu sellist nagu julget inimest ja mingit oligi see nagu põhisõnum oli vist nagu julge selline nagu pealehakka, et tundub, et ma nagu olen selline, vaata. Ma olin mingi, jah, muidugi tulen kohe, üldse pole mingit probleemi, juba tulen. Aga sa oled küll tüpaažilt siuke, et sulle võiks nagu sobida siuke. Kunagi tegelesin väitlemisega ju. Nii et selles mõttes mu kogemus on, vaata selles, ja ma isegi võitsin kunagi presidendi väitlemisturniiri nagu teise koha kõneleja vooru, vaata. Ehk siis nagu, mul on kogemust, aga ma olen nagu roostes, vaata. Et see on mulle ka aastate tagune. Issand, see oli 2018, kui ma võitsin selle ja mõtlen 8 aastat möödas. Päris haige tegelikult. Aga nagu kogemust on ja ma olen isegi käinud nagu meistrikatel on ju võistlemas väitlemisega. Aga vaata, seekord ma ei väitle ise, vaid ma olen see, kes juhib seda asja selle. Aga mingis mõttes, et võtab nagu koormust ära ka, vaata, et mina ei vastuta nagu nii-öelda oma sõnadest nii palju kui need, kes seal räägivad omavahel, vaata. Et aga lihtsalt nii äge võimalus. Ei, mega lahe. Nii et kui see kunagi tehtud saab, siis jah, ootame mõtteid. Ootame mõtteid. Okei, oota, kas sa tahad ka midagi vahepeal lisada, või mulle tuleb üks väga põnev teema, mida me kindlasti mõlemad saame kommenteerida? Ma arvan, sa võid võtta, sest et minul kuidagi jah, praegu on ikkagi nii töine olnud ja töölainel on. Jah, just, et selles mõttes ei ole nagu midagi muud põnevat toimunud ja siis tuleb ka puhkus, mis ei ole ka väga põnev. No tead, puhkus on väga põnev sulle endale, ma arvan. Ja ei, seda küll, aga see on jälle siuke maal ja kala püüda ja siuke vana ja klassika. Täpselt. Ühesõnaga, üks põnev teema, mida me siin korraks arutleme, oleks hambarstil käimine. Okei, davai. Räägin korraks enda kogemuse ja siis saad ka öelda sõna sekka. Ja, on aktuaalne. Mina siin hambaarsti juures nädal aega tagasi. Mõtlesin, tead, lähen käin, vaata, et pole nii. Ma käisin vist viimati nagu 3 kuud tagasi, sest et mul oli nagu tundsin, et mingi auk on, on ju. Siis tookord hambaarst ütles mulle, et siin on nagu veel üks auk, et kus sa seda nagu korda ei tee, sul kukub mingi hammasust välja põhimõtteliselt, on ju. Ma olin nagu okei, on super. No muidugi ma ei läinud kohe, ja ma olin nagu okei, mul pole raha, vaata. Nagu see oleks mul tookord juba mingi 150 €, aga vaata, sa saad iga aasta kasutada seda tervisekassa, seda 60 €. Ja selle võtsin kohe maha, eks sellega läks loodavamaks. Nii, lähed siis mina see nädal uuesti hambaarsti juurde. Arve 227 €. Ma konkreetselt mõtlesin, ma panen tule otsa endale, nagu mul raha otsas.
Ma olin nagu ja ta oli nagu näeme varsti. Ma olin nagu ei näe. Ma lihtsalt tahtsin korra nagu peatuda selle juures, et nagu me räägime kogu aeg, kuidas inimestel on hambad nii lappes. Ei tea miks. Saad aru, sa ei saa, ma käin täiskohaga tööl ja isegi minu jaoks on selline löök nagu mu rahakotti, et see on ebareaalne. Ma päriselt nagu mõtlesin, et nagu ma pidin endale kogumiskontolt raha juurde kandma, sest ma ei olnud arvestanud, et mul läheb peaaegu nagu mingi 250 eukki nagu ühe külastuse pealt. Ja ütleb, näeme varsti. Et üks auk on veel. Ma olen täiega kartnud neid hetki, et nagu mis sa siis teed, mõtle, kui ongi siuke summa, et sul ei ole maksta nagu. See on nii õige, sa ei tea ette, palju sul läheb. Ja see on nagu üllatus. Ja võt see ongi minu arust kõige hirmsam selle juures ja põhjus, miks mina ei ole käinud näiteks praegu väga ammu. Sest et jah, kui mul läheb on ju mingi 200 euri, ma võlun selle välja kuskilt on ju. Aga kui läheb mingi tonn? Ei reaalselt nagu kunagi ei tea. Mis siis teen? Kus ma ütlen, et okei, et noh, mul pole. Mis annab maja panti või? No täpselt, et selles mõttes ma ei tea, minu jaoks on nii sürr kogu see süsteem, et sa nagu võiks ju olla umbes mingi summa, et näe, tuled sellele protseduurile, et midagi sellist läheb maksma, on ju. Tavai. Neil on mingid hinnakirjad, on ju. Aga see on nii veider nagu, sest kui ma loen seda tšekki, siis millest ma maksin, seal on mingi umbkeelsed asjad, ma ei saa isegi aru, milles. Minu arust see hinnakiri, see ei pea kunagi paika, kui ma vaatan seda, see on täiesti teine summa lõpuks nagu. Ei konkreetselt, ja see on nagu konkreetselt röövimine. On jah. Sorry, aga ma ei usu, et sul nagu tunni hind on 3 sotti. Kuidas see võimalik? Ma pean ise hambaarstiks ära minema nagu. Aitab küll vaata. Ja nagu, üks asi veel. Kas sa tead, mis on nagu üks väga kallis asi hambaarsti juures? Mida tehakse või? Mingi tuimestus või? Jah, tuimestus. See maksab mingi 50 eurot vist või? Selle jaoks, et sul poleks valus. Väga haige. Minu jaoks on nii haige. Ma käisin esimest korda, mul on hästi hambaarst, nagu mitte midagi halba tema kohta, ta on nagu parim hambaarst, kes ma olen olnud. Aga lihtsalt see nagu mõte sellest, okei, kas sa tahad tuimestust või mitte? Et ma lihtsalt hoiatan, et muidu sul on väga valus. Ma olen nagu... no tee siis. Ja me saame alati juurde panna, kui vaja on. Ei, juurde pole vaja. Juurde pole vaja. Ei. Et nagu, siis ma mõtlen nagu nende perede peale, kes meil Eestis on, et saage lapsi on ju. Nii, kui mu laps on 20 ja tal pole tööd ja tal on vaja hambaarsti tööd, kes sellest maksab siis? Täpselt. Sorry, aga äkki mul pole endalgi raha, et maksta selle eest. Et nagu, oh my god, lihtsalt nagu... Mul oli ka just, ma hiljuti ühte tuttavat aitasin, kellel oli see, et ta mees läks põhimõtteliselt hambaarstile ja tal ei olnudki raha maksta, nagu, no tal läks mingi üle tonni. Ja siis ma aitasin ka, nagu laenasin natukene, ja siis ma mõtlesin ka, et kui irooniline on tegelikult see, et ma maksan kellegi teise hambaarvelt kinni. Ja ise ma ei ole mingi varsti 2 aastat käinud, sest et ma ei tea, kas mul välja tuleb rahaliselt. See on tegelikult väga õudne. Ja kogu see nagu sellega, et siis mu hambaarstil ütleb, vaata, kuna mul olid brekatid kunagi, on ju, mis olid ka väga kallid, mingi tonn 800, aga see oli 10 aastat tagasi, on ju. No, sellel ajal veel odav isegi, vaata. Ja siis nüüd on traadid hammaste taga, on ju, aga mul on see ülemine traat selline, et on ära paindunud, eks seda peaks vahetama. Aga seda teeb ainult ortodont, kes on mingi topeltkallis. Ja seda on nagu, et sa võiksid ortodondi juurde minema, nagu, no ja, eks ma hakkan siis vaatama. See tähendab, ma ei vaata tegelikult. Sest sorry, aga ma võin ise lõigata sulle kodus traadi ja pane mulle palun see sinna. Et mille eest ma annan sulle 300 eurot, et saab mingi traadi mul hamba vahele lükkasid või? Sorry, ma lihtsalt saab mind nii kettas, et mille eest maksab nagu. Mul on sama, vaata, ma olen ülipikalt siin rääkinud, et mul on see tarkusammaste teema, et mul peaks nagu kõik välja opereerima, on ju, kõik 4. Aga see on ka nagu see protsess, et esiteks sa pead olema kõigepealt hambaarsti juures käinud veendunud, et sul ei ole hambauke, on ju. Tavai, selle sammu ma olen proovinud 2 korda ära teha. Aga siis sealt hakkab edasi, vaata, see on see, et nüüd minu ortodondi juurde, et tema vaatab üle, on ju, ja siis tema otsustab umbes, et kas sa saad tasuta või pead maksma. Issand jumal, sa maksad juba sellega kõige ajal ju. Täpselt, jah, et iga kord on ju visiidid, asjad ja mingi röntgenid ja kõik, mis tehakse, et selles mõttes... See on väga kriminaalne. Ja. Nende tarkuse hammaste koha pealt. Mulle öeldi kunagi, et mul peaksid kõik 4 olemas olema, et nad on ilusti olemas. Ja need tulevad välja umbes siis, kui ma olen 17. Ma olen 23 ja need ei ole nagu. Kus nad on siis. Ja nüüd mingi 2 nädalat tagasi mul hakkas nagu alt valutama. Ja ma olin nagu okei, hei, kas sa tuled nüüd, kui mul raha kõige vähem on. Nagu, et see on nii hirmus, aga need peab vaata ära võtma, sest lükkavad terve su rea kõik lapp. Ja mul juba toimub see, et nad lükkavad.
sest mul mingi 2 aastat nagu tulevad ja valutavad, aga nad ei mahu ära vaata ja siis nad kogu aeg mingid taanduvad jälle proovivad. See on nii rõve. Ja ükskõik, kellega ma räägin, põhimõtteliselt kõik on mingid, oi, see on üks kohutavamaid kogemusi. Reaalselt. Kui mu ema käis, ma sain nagu konkreetselt šokki sellest, et ma mõtlesin nii lihtne, okei, davai, tšau, vaata. Ema käib, võeti vaata, alati võetakse 2 korraga, nagu ülevalt alt näiteks on ju. Saad aru, mu ema tuleb koju, on ju, ta näeb välja esiteks, nagu ta oleks ära surnud. Siis ta on voodis, ta on nagu kogu nägu, saad aru, ta oli nagu laip voodis, ta oli nagu näost valge, kõik on mingi täppe täis, sest ta oli veel tuli välja, et ta oli mingi allergia antibiootikumide vastu, vaata. See suu on nagu mingi kuradi, ma ei tea, mis pall on, siis mõtlesin ka, issand, kas sa saad, ma ei lähe nagu. Ma ei tea siis, ma ei tea. Pange mind narkoosi ja äratage mind, kui ma olen korras. Reaalselt. Ma ei tea. No pluss see, vaata, et kust ma võtan selle aja ja minu puhul näiteks, kui ma olen nii-öelda vabakutseline, on ju, mul ei ole mingi seda, et ma lähen haiguspuhkusele ja saan raha, ei ole, on ju, ma pean tegema kogu aeg ja kõik asjad, mis ma teen, on see, et ma olen mingi kaamera näos või kuskil laval või ma ei saa olla mingi poolpaistes. Mingi hamster laval. Saad hamstrit mängida? Ainult siis saan ette võtta, kui ma siukse rolli saan. Ei, see on päris jõhker. Ei jah, see mu point nagu selle arutamisel oli ikka lihtsalt see, et vaata alati öeldakse, et jaa, et kui sa oled laps, su elu on nii ilus, on ju. Mida vanemaks saad, seda tullemaks läheb ja vastabki tõele. Mis kohustused sulle tulevad nagu, et vabandust, et nagu enam-vähem mu suu tervis nagu täiesti lappes poleks, ma pean nagu maksma pool oma raha ära sinna. Noh, muidu ma ei tea, ole ilma hammastata siis. Jah. On sellise kokkuvõtta, et olge ilma hammastata, nii on kõige lihtsam. Tellite seinist proteesid ja pole midagi. Tõusnud. Hindade juures ma tahtsin korra veel enne, kui me mängu juurde näiteks läheme. Mainida seda ka, et ma käisin, üks asi, mis ma puhkusel tegin, oli see, et ma käisin Soomes. 1 ööks nagu käisime Peikaga, on ju. Mõtlesime, et lähme lihtsalt, mulle hullult meeldib Soome endale, mulle meeldib see vibe seal ja praegu suvel oli hästi mõnus käia, seal oli nagu parem ilm kui siin, on ju. Ja saad aru, praegult on need teada-tuntud suured aled igal pool, on ju. Ja siis Eestis vaatad, on ju -30%, -20%, -10%, nii suured soodustused. Soomes saad aru vä? Jällegi, täiesti nagu eelmise episoodi jätkuks, ma olen täiesti šokeeritud. Ükskõik kuhu poodi saad, -50 kuni -70% soodustused ja kõikides poodides ja uue hooaja kaubad. Okei. Ma olin seal nagu, peabki käruga tulema. Ole Eestis kordagi näinud siukseid soodustusi. -70, millal sa viimati nägid nagu poes. Väga õige. Ja piimatooted odavamad kui Eestis. Nagu see on nii kohutav tegelikult sellepärast, et vaata, mida rohkem sa käid kuskil ja vaatad nagu natuke, mis mujal toimub. Ja siis vaatad Soome palkasid. No ei ole eriti, meil peaksid need soodukad ikka suuremad olema. Et see nagu jällegi nagu, ma jäin nagu mõtlema seal Soomes, et saad aru, et nagu, kui ma maksan need laevapiletid, mul ongi odavam siin aastas korra shoppamas käia nagu. Reaalselt. Ja siin, ongi kõik nagu. Jah. No see on üldse lappes selles mõttes, kui ma nagu vaatan, et varem said nagu nädal mingi rahaga elatud, siis nüüd käid korra või 2 toidupoes ja on läinud see nädala budget nagu. No ja kui kergelt kohvikusse ei saa minnagi. Nagu eile käisime, võtsime ka mingi burgeri, on ju. 12 eurot burger. Mingi käsitöö burger, on ju. 12 eurot. Mõtle, meil läks 24 eurot. 2 burgeri peale. See on mingi toidukorv. Reaalselt. Ei, see on väga jõhker. Ma ei tea. Selles mõttes soovitan siis Soome shoppama minna. See on normali pood ka, mis oli väga bänger. Soovitan väga sinna minna. Minema. Nii, aga kui me ei kavatse vinguda nagu terve episood hindadega seekord, see vaadake eelmist episoodi. Siis me valmistasime ette siukse toreda mängu, et natuke võib-olla üksteist paremini tundma õppida, on ju, ja teie meid ka natuke rohkem. Ja saate ise ka kaasa mängida, sest see on selline lihtsalt enda tundmise mäng ka natuke. Et kes meist kõige tõenäolisemalt teeks midagi. Ja ma hakkan siis küsima järjest ja see pigem on nagu sellised suvised tegevused kõige selle kohta ja hakkame järjest minema, et siis saame arutada. Kes meist kõige tõenäolisemalt jääb rannas magama niimoodi, et põleb ära? Ma arvan, et sina pigem. Mina arvan ka. Ma olen su kindel. Siis ma just mõtlesin, kas sa oled siuke rannataja üldse või? Tead, aastatega üha vähem. No see suvi näiteks pole kordagi randa jõudnud, on ju.
see täiskasvanu elu tungib peale. Kunagi mulle väga meeldis nagu just päevitada rannas, aga ma ei tea, kuidagi ikkagi nüüd see, et esiteks, et nii palju räägitakse, kui halb see on ja siis nagu... Ma just sellepärast mõtlen, et see on pigem mina, sest sa tundud selline, kes nagu mõtleb tagajärgedele rohkem kui mina. Ma tahan pruuniks saada. Nagu... Ma natuke mõtlen, kusjuures siis hakkasin mõtlema, kui ma tätoveeringut tegin. Siis mul millegipärast hakkas see hirm tekkima vaikselt, et äkki ma olen nüüd kuidagi rohkem riskigrupis. Aga tegelikult kõige rohkem on ikkagi lihtsalt see, et mulle ei meeldi väga nagu kuumus jõues olla, kui mingi megapalav on, et ma lihtsalt ei suuda kaua. Okei. Sa vist ikkagi päevitad vahepeal. Mina olen nagu päevita jah, aga mulle nagu vanusega on hakanud meeldima päevitamine. Et ma olin kunagi see, kes ainult ujus. Nagu ma ei viitsi seal päikse käes küll mingi lesida, vaata. Aga nüüd ma olen nagu see, et mulle meeldib mõlemat reisil nagu teha, et lihtsalt lamada ja kuulatagi kas mingit podcasti. Näiteks ma vahepeal käin nagu, kui nüüd see puhkus oli, 2 ilusat päeva oli, siis ma ostsin endale Jyskis siukse nagu päevitustooli, siukse mis kokku panna. Ja siis olin oma aias lihtsalt. Mulle ei meeldi nagu väga liiva sisse enam minna, vaata. Mulle meeldib siuke muru järve ääres kuskil, vaata, mulle meeldib siuke vaiksem, nagu ülerahvastatud rannad ja parkimiskohad on juba järgmine teema nagu. Ma ei viitsi tegeleda sellega. Okei, mul on nüüd muidugi mingi muruhirm ka tekkinud. Muruhirm? Oota, ma räägin siia vahele juba. See on väga põnev praegu. Tegelikult see on loogilisem, kui see tundub. Puukide pärast lihtsalt. Mul oli oma elu teine puuk paar päeva tagasi. Ja ma olen nagu ülipänikt nüüd, sest et reaalselt nagu ma olin terve elu veendumusel, et ma ei meeldi puukidena, nad ei tule mulle külge, ja mul ei ole mõtet vaktsiini teha, sest et niikuinii mul ei ole neid, vaata. Ja nüüd siis sain oma karma kätte, oli puuk sees nagu põlveõndlas, vaata selja taga, nii et ma ei pannud tähele. Nad tulevadki sellistesse kohtadesse raisk. Ja nüüd ma nagu täiega mingi lihtsalt iga päev kontrollin, kas on midagi tekkinud, mingi punane ring. Ja ta oli sees, jah. Aga mul oli nii naljakalt veel see, et nagu tal oli ainult pea sees, sest ma ei tea, ma olin just nagu, kui ma avastasin just enne, olin jalgu raseerinud, ehk siis ma ei tea, kas ma raseerisin ta keha ära. Kuidas üldse avastasid? Üliveidrad, lihtsalt nagu istusin, hakkasin vaatama, et huvitav mingi kärn või midagi, vaata, et mingi väike must asi, vaata, proovin küünega ära võtta, ei tule, siis ma olin mingi, oh shit, okei. Ja siis, kui pintsettidega ära võtsin, siis tuli vaata pea ja jalad seest. Aga kõik tuli nagu välja ikkagi, või? Ja, selles mõttes küll, jah. See on juba väga positiivne. No tavaliselt nad vist ütlevad ka, vaata, et kui ta ei lähe paari päevaga punaseks, et siis on nagu okei, aga tasub neid nagu vereproove vist pärast ikka teha mingi aja pärast. Aga see ju näitab ennast paari kuuga ju. Nii lappas. Mul oli vanatädil niimoodi, et ta sai puugi, sai välja, kõik oli norm. Ja siis mingi, mis ta ütles, mingi kuu hiljem või midagi hakkas liikesed valud. Ja ta võib hiljem välja lüüa. Ja oligi see mingi bronhiit, mis asi see on? Borrelioos. Või borrelioos või mingi see on, mis bronhiit oli, mingi teine haigus. Mingi kopsuhaigus. Mingi kopsuhaigus, vabandust. Borrelioos, jah. Et siis tal oligi lõpuks see ja nagu, ja nii hilja juba avastatud, kõik kohad valutavad, et see nagu, igatahes loodan, et ei ole midagi. Ja, ei, ma mingi kohe läksin guugeldama, et nagu, mis sümptomid on ja kui ma ühte neist näen, nagu ma jooksen arsti. Ei, väga mõistlik on nagu. See vaata tänapäeval on natuke juba paremaks läinud see ravimine ja kõik see, vaata, et kunagi vist polnud see midagi sellega teha. Igatahes ma saan aru, miks sul on muruhaigus. Muruhaigus. Enam ei julge. Mul on ka puukide ees väga suur, mul pole kunagi olnud puuki. Tui. Nii õnnelik. Kardan muru. Ma käisin niimoodi Võrus ka, vaata, et seal oli niimoodi koera küljest leidsime ühel päeval 9 puuki. Oh my god. See Võrus nagu nii lappas. No ma lähen sinna varsti. Et iga päev 9 puuki koeralt. Arvuta kokku 5 päeva, siis nagu saad aru, me olime nagu, ja siis diivani peal paneb, vaata, ma oh my god, ja nad on nii rõvedad ka, nagu, et nad on nii koledad ka. Ja meie peal, ma käisin niimoodi, on ju, panin nagu dressipüksid, panin soki sisse, siis panin kummiku jalga ja ma olin nagu riides. Ei olnud mingit päikese võtmist. Ma nagu kartsin liiga hullud. No, mul on sama täiega. Murufirm on suur. Murufoobikud siin peal. Okei, ma võtan siis järgmine. Ja, võta. Kes meist tõenäoliselt sööb ühe päevaga terve arbuusi ära? Mina. Võtame ikka siukse suure. Mina arvan ka.
mulle meeldib arbuus, aga mulle niimoodi, et mulle nagu vahepeal meeldib ja vahepeal on siuke, et mul ei ole selle isu. Okay. Aga sa tundud täpselt selline, ma olen mõelnud, vaata, kui küsitakse, et on nagu üks toit, mis sa saaks elu lõpuni süüa ainult ühte asja, onju, siis mul on kas arbuus või kartul nagu, millega ma rahulikult, ma oleks iga päev väga õnnelik. Väga õnnelik. Ja viimasel ajal mu häkk on see, et kui ma ei suuda nagu arbuusi ära süüa, siis ma olen hakanud arbuusimahla ise tegema sellest. Okay. Et nagu blenderis vaata, siis läbi sõela lased, sest on jumalast hea. Päris hea idee tegelikult. Ja ma olen niimoodi teinud, vaata, muidu ta mingi istub seal kilekotis, on ju. Mulle ei meeldi, et ta on niuke plõgane värk. Et alati, kui sa seda lõikama hakkad, kõik on seda täis, vaata. Et see on ainuke asi, miks mulle see on nagu tüütu, vaata. Aga ma olen hakanud nagu karpi kohe, ma lõikan kohe karpi ära. Ja ma sain nagu karbist, vaata. Ma ei peagi seda iga kord lõikuma hakkama. Ma isegi viimasel ajal teen sellist kriminaalset asja. Nagu kui on poolik arbuus, vaata, siis ma lihtsalt nagu lusikaga võtan sealt seest välja kõik ja panen menkausse. See on väga hea, ma olen seda ka teinud. Sest siis ei ole vaata seda, et mingi valgub igale poole mingi jama, onju. Nii, võtame siis ette järgmise nagu peatüki, mis on nagu festivalid ja sellised üritused suvel, onju. Kes meist kõige tõenäoliselt ostab festivalil kõige rohkem toitu? Vaata, mõned on sellised, kes söövad enne kõhu täis, onju, ja seal midagi nagu meelega ei kuluta. Vaat see on väga hea küsimus, nagu ma ei tea, milline sina oled, kas sa nagu outlet seal festivalil, proovid igast, siis ma arvan, see on pigem sina. Võib-olla mina ja, sest et no hea näide on see, et ma täiega tahtsin õllesummerile minna lihtsalt toidu pärast. Mind ei kotib mitte ükski asi. Aga ma tahtsin lihtsalt minna neid food truckide asju sööma nagu. See oli väga äge. Ma olen nagu aastatega läinud rohkem selliseks, et ma nagu mõtlen, et okei, see on ühe korra, et ma võin nagu süüa rahvast. Muidu ma tunnen ennast nii nagu süüdi, kui ma saan sükestes kohtades süüa, vaata. See aasta õllesummeri me võtsime ka õhtu niimoodi, kõik on ju, meie sõbrad olid juba ära läinud ja siis me istusime oma Peikaga, tellisime mingi üliägeda nagu siukse mingi toidu, et olidki mingi friikartulid, salat, siis oli kanafilee ja mingi kastmed, värgid, särgid, siuke korralik festival, see oli nii maitsev. Ja siis me olimegi nagu, et issand, kui hea, vaata, peaks tilemini sööma. See on täiega head toidud alati minu arust festivalidel. Ja. Aga sina, ma arvan, saad selle auhinna pigem endale. Ja ma võtan auga seda. Võtad auhinna endale. Nii, kes meist läheb kõige esimesena magama või üritustelt minema? Ma arvan, pigem lähed sina enne ära vist kui mina. Oleneb muidugi festivalist. Oleneb, aga... Siuke early bird ega ma ei viitsi ka olla. Aga tegelikult võib-olla täna võin olla küll mina, jah. Sest et... Ma ei tea, hästi nagu ma ei saa ise ka endast aru viimasele, sest et ma olen nagu terve tiinekaiga ja mingi lapsepõlv, ma olen hull nagu festivali hunt olnud, onju, kõike naudin mingi viimase kontserdini, onju, aga jah, viimasel ajal ma kuidagi lähen alati selle mõttega, et mulle nii meeldib, onju, ja siis kuidagi seal ma tunnen nagu kohe, et ma olen nii väsinud, vaata. See on jah alati see, et mingi hetk nagu nii väsinud. Ja ei viitsigi mitte midagi teha. Ja. No ma ei tea, anname selle nagu mõlemal äkki või? Et me oleme nagu selles mõttes, tundub nagu ühes telgis. Ja, võib-olla küll, jah. Ühes telgis. Nii, okei. Paneme siis naljakad olukorrad on järgmine peatükk. Kes meist kõige tõenäoliselt satub kõige rohkem piinlikesse olukordadesse? Ma arvan mina. Ma arvan, et mina. Arvan, okei. See võtta ongi see, et me ei tea, on ju. Ja, me ei tea. Ma olen lihtsalt selline, et nagu ma ei tea, ma vahepeal ütlen kas liiga palju, on ju, või teen midagi naljakat või nagu... Ma kohe oskan nagu sattuda siin nagu väga piinlikus olukorda. Mul ei tule ühtegi head näidet, aga no neid piinlikud hetki ikka on olnud küll. Ja. Ma arvan, me võime võib-olla võrdselt anda, sest minul on nagu... Ma kunagi võib-olla ei adresseerinud seda nii palju, aga kui ma käisin, vaata, õppisin näitlejaks seal Soomes, onju, siis seal meil oli mingi Suurbritanniast mingi üliäge režissöör või keegi, kes on nagu siuke, et ta vaatab inimesele otsa, onju, ja ta ütleb nagu, mis tüüpi rolle sa nagu sobid tegema, onju, ja ta nagu ülitäpselt kõigi kohta reaalselt ütleb, üks ühele, onju, ja minu kohta ta nagu tükk aega, kõigil olid mingi printsessid ja ma ei tea, mis asjad, onju, ja siis mulle vaatab otsa, on mingi, et tead, sulle sobivad ülihästi nagu piinlikud rollid, nagu siuke, kus sa mingi teed mingi valesti asju et sa oled siuke nagu mingi kohmakas natukene, onju, ja siis ma ei mõtlema, et tegelikult nagu ma olen küll siuke veits nagu elus ka, onju, et see ei ole nagu isegi mu enda süül, vaid see kuidagi nagu kogemata lihtsalt juhtuvad mingid asjad. Ja ei, see tegelikult jah. Okei, ma saan nagu tegelikult sellest mõttest hästi aru, et see ei olegi nagu pahatahtlik selline, et sa oled nagu kobakäpp ja mingi selline, vaid lihtsalt see ongi nagu sinu puhul pole nagu, see on nagu naljakas, kui midagi sellist juhtub. Jah, pigem jah, nagu see pool, jah. Et okei, no anname siis tead, ma annan pigem siis isegi sulle ikkagi spetsialist rääkis. Nii,
Kes meist kõige tõenäolisemalt eksib isegi Google Mapsiga ära? Nii kindlalt. Ma olen väga halb navigeerija, aga sa oled halvem. Ma olen väga... Sa oled kindlalt. Ma olen väga halb. Aga Lili ei leia siiamaani meie stuudiot vahepeal üles. Ma just mõtlesin, see on nagu üks asi, mille osas sa tead väga hästi. See on nagu see, et vaata, meil on kujunenud see kuidagi nii, et ma mõtlesin terve aeg, et ma olen selline. Ma sõidan Tallinnas kogu aeg Mapsiga. Vahet ei ole, ma tean, kus ma kodu on, ma lähen ikka Mapsiga, onju. Aga Lili puhul oli nii naljakas, kuidas ma olime vist, ma ei tea, pool aastat käinud siin Salvestamas, siis ta kirjutab mingi, kuule, kas sa mäletad, kus see täpselt oli, et ma olen eksinud? Nagu appi, kuidas see võimalik on? Ja ma olin peale õues mingi -20, mingi ülikülm, vaata. Ja ma reaalselt nagu, ma olin ülikindel, et ma olen õiges kohas, siis ma kõnnin ja nagu täiesti võõrad majad, vaata. Ja mul oli veel map sees nagu, et see peaks olema siin kuskil. Ei, see on nii naljakas. Tegelikult see on nii naljakas, et nagu see auhind läheb kindlalt sulle. Ja. Ma ei tea, kus see tuld on. Sest nagu mõnel ongi nii. On jah, sest tegelikult nagu kunagi lapsena ma täiega käisin isaga mingi orienteerumisvõistlustel asjadel. Mulle nagu hullult meeldib, onju. Ja enda arust ma on jube hea kaardilugeja. Aga kuidagi juhtuvad need asjad. Ei, no tead, kuidagi juhtuvad ja eks üks on parem, teine halvem, no mis teha. No just, jah. Nüüd tuleb toidu peatükk. No nii. Kes meist kõige tõenäolisemalt tellib restoranis alati sama asja? Mina olen kindlalt. Ma ei ole siuke proovija, vaata. Okei, siis sina ja ma arvan. Mulle tundub, et sa oled rohkem selline, kes käib mingites huvitavates kohtades söömas, onju. Ma käin alati seal, kus ma tean, et kinnot on hea. Et ma nagu leian seal ühe koha ja siis ma võin sinna jääda, ma ei pea minema kuskil. Okei, ja siis me oleme erinevad selles osas. Ma ei ole siuke proovija üldse või nagu mulle ei meeldi uusi toite proovida. See tekitab mingi nagu hirmu. Ma ei tea. Või nagu mulle ei meeldi see mõte, et ma tellin mingi söögi, äkki mulle ei maitse, siis ma maksin sellest raha. Okei, ma olen täiega see proovija. Meil on elukaaslasega ülikeeruline sellepärast kogu aeg, sest et tema on ka see, kes nagu kogu aeg mingi, no põhimõtteliselt küsib, mis ta tahab tellida, siis ta nii kaua mingi Hessi. Oled ainult Hesmäkk või kebab. Ja siis mul oli iga kord, aga vaat see mingi uus koht tellib. Ei, see on tegelikult hea, kui üks on selline, siis see teine peab rohkem, mul on samamoodi nagu, et ta rohkem surub mind proovima mingeid asju, vaata. Ja see on umbes sama, nagu me ükskord rääkisime, ma proovisin juustuburgerit mingi aastaga tagasi. Ma polnud isegi juustuburgerit saanud, nagu millest me räägime. Vahepeal jah ikka on põnev katsetada, kuigi sellega on see, et ma katsetan ja enamik korrad on tegelikult ülihalb, siis kõik. Aga see võib natuke meil ju peredest ka tulla, sest mulle tundub, et sinu nagu perega on rohkem nagu see söömis, mingi käimine ja siuke. Mul on see, et kuna mu ema on ka suht selline, kes ei söö midagi, siis me ei ole kunagi olnud mingi hullult mingi söömas käijad, vaid meil on mingi kindlad 2 kohta, kus me alati läheme, vaata. Et me ei ole mingi, läheks sinna restorani täna mingi, ei. Ja ma arvan, et siuke asi tuleb perest päris palju. Kuidas sa oled harjunud nagu näiteks käima kuskil? Nii, kes meist kõige tõenäolisemalt sööb öösel külmkapi tühjaks? Ma pole öösel sööja. Ja siis mina kindlasti. Mu põhimõtteliselt ainsad toidukorrad ongi öösel. Lili öösel. Vaat ainult see külmkapi tuli ja siis Lili ta njim. Ja reaalselt, meil kuidagi on see, et ma ei ole hommikul sööja kunagi olnud, sest mul nagu lihtsalt ei ole isu hommikul. Ma harjutasin ennast niimoodi sööma. Sest muidu ma tööl ei jää ellu, vaata. Ja siis ongi lihtsalt see, et kuidagi ülejäänud päev mul tavaliselt läheb siukses tempos, et midagi ikka vaata haarad vahepeal, aga nagu ei söö korralikult, onju. Ja siis lihtsalt kõik toidukorrad jäävad sinna öösse nagu. Ei, no selles mõttes nii on. Ja, aga ta ei ole väga hea, ei ole, aga... See ei ole hea, aga vähemalt sa nagu üldse sööd. Võtame seda pigem nii, onju. Jah, et hullem oleks kui üldse ei söö. Nii, järgmine siis julguse peatükk. Nii. Kes meist läheb kõige tõenäolisemalt langevarjuhüpet tegema? Ja saad aru, mitte kunagi. Mina ka mitte kunagi. Võtke mult nagu, ma ei tea, ma võin peale ka maksta, ma ei taha minna. Ma just tahtsin, ma arvan kõik oma raha ära, aga ma ei lähe. No mitte veel kumbki ei läheks siis. Sest see on tõesti üks asi, mida nagu kõik ütlevad, kõike peab proovima, ei pea kõike proovima. Tõesti, ma ei taha nagu minna sinna, see tekitab must nagu mingi surmahirmu konkreetselt. Ja kuule, vaata hiljuti oli ju see mingi uudis või asi, kus mingi naine visati lihtsalt ilma nöörit alla kuskilt, onju. Nii, keegi suri ära ka mingit langevarju. Täiesti, see on nii juba, miks keegi teeb seda? Sama. Siis ma täpselt mõelin ka, ma sel hetkel nagu saatsin perele, ütlesin, et näed, ma vist nagu kardan põhjusega neid asju. Alati, kui siuksed asjad juhtuvad, ma nagu näete. Päris nagu niisama ei ahmi õhku, vaata. Ei, okei, väga selge asi siis. Nii. Kes meist kõige tõenäolisemalt ujub kõige kaugemale? Meil kui ujuma lähed, et sa ujud hästi kaugele. Ma ei ole üldse selline. Ma kardan jälle.
ma kardan alati seda, vaata, et ma ei jõua tagasi ujuda. Et ujud küll mingi ülikaugel, aga tagasi ma ka minna. Ei, see on hirmus ja mu jaoks. Mul on hea, kui ma üldse vette saan. Ei, no ja ma arvan, et pigem siis olen mina, onju. Sest et mulle nagu meeldib hästi vesi. Ja, ma arvan, et siis küll, jah. Aga ma selles mõttes kaugele ei lähe. Ma olen selline, et mul peab ikka jalad võiksid nagu maha saada. Et ma võin sealt eeselda, et ma ujun, vaata. Kui ma ikka tahan jala maha panna, siis ma pean jala maha panema. Ja, sama. Ma ei ole kõige parem ujuga ka ikka. Vaata, see on nagu tulnud sellest, et ega ma ei ole väga armastanud mingi pikka maad ujuda või midagi. Ja mul on ka huvitavalt nagu, mul ei ole meeldinud kunagi ujuda. Tegelikult, kui meil oli koolis mingi ujumine, näiteks ma sain mingi 5+, ma mäletan, siis ma ei olnud mingi... Ma olin nii halb ikka. Ma panin kätistega mingi ainsana põhimõtteliselt, sest ma ei osanud ujuda. Aga mul ka minu arust hilja tuli ikkagi nagu selles mõttes. Okei. Nii. Kes meist kõige tõenäolisemalt räägib esimesena võõra inimesega? No, ma pakuks nagu ennast, aga ma ei tea, milline sina oled nagu võõraste inimestega. Jaa, ma arvan selles mõttes sina küll pigem. Ma arvan, meil mõlemal on nagu hästi sellega. Jah, et meil ei ole nagu päris sellist, et ei suudaks rääkida. Jaa, et see eriala on nagu karastanud. Aga selles mõttes mul on ikkagi see, et nagu see nõuab mult väga palju nagu läbimõtlemist ja siukest valmistumist. See panebki mind nendesse piinlikesse olukordadesse vahepeal, et ma lihtsalt lähen nagu mingi festivali sest et mingi tänavaküsitlused on näiteks hea näide, sest et mul on nagu see, et mul ei ole probleemi nagu julgusega, aga kui ma nagu lihtsalt lendan peale, siis kõik küsimused on mingi, kas sulle meeldib? Mingi, kõik on vaata jah ja ei küsimused, et nagu mul on vaja läbi mõelda rahulikult, mingi mis ma ütlen, kuidas ja siis ma nagu olen valmis lähenema võõrast. Ma nõustun selles mõttes küll. Nii, ja nüüd on viimane on siis podcasti peatükk. No nii. Kes meist kõige tõenäolisemalt unustab, millest just räägiti? Mina, ma arvan. Tead, see läheneb päevast, vaata. Vahepeal on niimoodi, et me kumbki ei saa aru, mis toimub. Aga ma pigem pakuks vist ma ei tea ka tegelikult. Ja no ei tunne. See on nagu hästi huvitav. Et ma ju ei tea, kas sa just unustasid tegelikult ära või mängid, et sa lihtsalt said ma ei tea, võib-olla minuga on samamoodi, vaata. See on huvitav küsimus tegelikult. Aga ma arvan hästi olen. Mul on vahepeal külalistega niimoodi. Mul on ka, jah. Et vaata nagu show naudid. Et kuna nagu mina näiteks, kui külaline käib, ma ei suuda nagu kuulata niimoodi, et ma võtan endale teadmiseks midagi. Ma kuulen nagu tööalaselt, vaata. Et ma nüüd juba valmistun nagu järgmiseks küsimuseks, juba kuulen, et kas saaks tema jutust midagi edasi küsida. Ma ei mäleta mitte midagi, mis ta rääkis peale episoodi põhimõtteliselt. Ja siis vahepeal on niimoodi, vaata, et jääd kuidagi nagu mõtlema. Ja ta on juba jutuga kuskil mujal ja ma olen nagu millest just rääkis. Ja. Ma ka täiega alati kardan sellistel hetkedel, et äkki ma küsin midagi, millest ta juba rääkis, vaata, ja ma ei keskendunud. Ise olin kuskil mingi la. Ei, see päris hea, jah. No näiteks praegu ma unustasin küsimuse ära. Okei, ma ka vist. Kes unustab, millest just rääkis? No näed. Anname siis praegu sulle selle. Jaa, võib anda. Nii, kes meist unustab kogemata ära, et täna oli salvestus? No ma arvan, sina pigem. Vist küll, jah, ma arvan. Sa ei navigeerinud selle probleemiga, ma arvan. Ja kuna sa oled vaata ööinimeseks läinud rohkem, siis võib-olla sa tudud kogemata ja unustad. Mul on see, et ma pean ütlema, ma ei ole kunagi vist nagu ühtegi asja ära unustanud tegelikult nagu reaalselt, on ju. Aga see on väga palju sellest kinni, et mul on see vana ja pabermärkmik, kus on kirjas asjad, sest kui ma ei ava seda eelmisel õhtul, siis ma unustaks kõik asjad ära nagu. See on nii reaalne nagu, kes suudavad nagu peas asju hoida. See on crazy. Mul on nagu samamoodi, et mulle hullult meeldib pabermärkmik, aga ma olen praegu kolin nagu mugavuse mõttes siis telefoni ja ma panen sinna kõik asjad kirja. Nagu ma tean, et ma ei saa midagi jätta, et ma mõtlen sellele. No ma kindlasti ei mõtle. Mul on ka, jah. Mind ei tasu uskuda selle koha. Okei, nii ja viimane on siis see, et kes meist kõige tõenäolisemalt räägib podcastis kogemata välja mingi saladuse? See jälle nii oleneb ju teemast, on ju? Jaa. Ma tahaks arvata, et mina. Okei, ma ei kujuta ette. Aga ma arvan, meis nagu mõlemas on seda ainest natuke. Meil mõlemas seda kogemata. Näku ja ongi puuks. Ma arvan, nagu võib-olla on see, et sa oled rohkem siuke, kes nagu kellegi teise saladuse välja räägiks. Ja ma olen see, kes mingi enda asja välja räägiks. Jah, ma arvan ka pigem, et nii on väga hästi öeldud. Et ma räägin kogemata, mida ma olen kuulnud, aga ma ei tohtinud rääkida äkki võib-olla, vaata. Et ma üldjuhul hoian hästi saladusega, see on alati see, vaata, et kui mingi saladusest on liiga palju aega möödas, sa ei tea, kas see nüüd enam on saladus, siis räägi lihtsalt anonüümselt. Tema ei pea teadma, et see tema saladus oli. Oh jah.
ei, ega selles mõttes väga äge. Küsimused said läbi, ma loodan, et te saite ka natuke kaasa mängida või mingi ainest, et kuskil oma, ma ei tea, chillimist oli siukest mänge mängida, et ChatGPT annab väga häid küsimusi selle, kes kõige tõenäoliselt midagi teeks ja sellel ta andis tegelikult veel mitu mängu, mida sõpradega suvel mängida. Et noh, näed, ei peagi lauamänge ostma. Jaa. Tegelikult on jah siukseid nii lihtne vaata genereerida mingeid siukseid toredaid tegevusi, sest viimasel ajal mul on täiega tunne, et ma olen nagu seal vanuses nüüd, kus kõik mingid kokkusaamised ja istumised on see, et kõik lihtsalt mingi awkwardly istuvad ja mingi üritavad rääkida midagi. On küll. Üks asi meelde tuli. Nii. Õllesummeril käisin ju ka, onju. Muidu oli väga tore, kõik oli äge, onju. Aga keda ma kohtasin, oli Kristjan Jõekalda. Oh my god. Mu parim päev ever, ma ütlesin talle, et ma olen tema pärast õppisin ajakirjandust, ta nagu issand ära, sa kellelegi teisele küll seda ütle. Nagu ta viskas mingi räigelt nalja ja siis mõtlesin ka, et kogu mu pere tervitab sind, ta nagu tervita vastu. Ja ta oli nagu, kas te saate aru, et kui sa mõtled Kristjan Jõekalda peale, ta on niigi nii tore, aga päriselus ta on veel toredam. Ta rääkis kõikidega juttu. Ta ei lükanud kedagi ära, et teeme pildi ära minema, vaata. Ta leidis nagu iga inimese jaoks aega. Ja see oli nagu nii äge lihtsalt. Ja siis me ossime selle tema lauamängu. Ta kirjutas peale sinna veel mingi asja. Ja see on väga äge mäng. Väga soovitan neid tema lauamänge. Et sealt Õllesummerilt sai mingi üle 5 euro odavamalt, vaata lihtsalt. Et siis me mõtlesime, et ostame ja toetame, et tal on nagu pereettevõte mingis mõttes. Seal olidki tema pojad ja naine müüsid neid mänge. Ja siis tema tegi pilte nagu inimestega ja siis ka vahepeal müüs, on ju. Et see oli nagu hästi äge, et väga soovitan seda mängu osta. Ja ise ossin ka, mängisime kahekesi, nagu tegelikult on rohkem siuke seltskonnamäng, on ju, aga seda saab ka kahekesi mängida. Ja siis me nagu Peigaga kahekesi mängisime, et seal oli mingi, ta nagu ikkagi vaata siuke joomismäng, aga me ime nagu mingi limonaadi, vaata. Et siis seda saab alati nii ka lahendada ja see oli väga naljakas nagu, et seal on nagu, ta on hästi teistmoodi mäng. See on lahe. Väga soovitan. Mul tuli praegu üks teema veel. Noh, jõuad rääkida. Mul on täpselt see küsida, mis vahepeal toimunud on, siis midagi ei ole toimunud, siis järjest tule. Lähed pärast ära mingi pekki. Ja mul tuli meelde vist, kuna ikka Kristjan Jõekalda vist elab Viimsis või? Siis mul tuli sellega meelde, et ma üritasin käia vahepeal Viimsi kodukohvikute päevadel. Aga sellega on ülinaljaks lugu lihtsalt, sest et ma käisin reaalselt, tegin mingi hullu researchi, onju. Päev enne panin endale kirja kõik mingid kohvikud, kus ma tahan minna, onju. Ja reaalselt ma ei läinud lõpuks mitte ühessegi neist, sest et nagu esiteks social anxiety oli nii hull, onju, ja teiseks nagu mingid asjad olid lihtsalt nii veidrad. Näiteks esimene koht, onju, sõidan kohale, siis vaatan ühtegi silti, mitte midagi ei ole, vaata, et aadress on õige, aga kuidas ma lähen lihtsalt võõrasse nagu aeda sisse mingi tere, tulin kodukohvikut. Tere, tulin ja võib-olla neil polnudki kodukohvikut tegelikult. Ja siis edasi olid nagu suht sarnased kõik kohad mingi siuksed, et kas see oli see, et nagu nii vaikne on, vaata, et eeldaks, et on mingi muusika ja mingi pärani väravasjad, onju, aga kõik olid nagu siuksed, et mingi oma ette, vaata, oma seltskonnas kõik teevad. Ja siis ma käisingi mingi... Sinna, hei! Ja ma käisingi mingi 4-5 kohta, sõitsin läbi niimoodi, et see nüüd on raudselt see koht, kus ma lähen, vaata. Ja siis lihtsalt istud seal autos nagu mingi värava taga. Nagu mingi imelik. Kuigi pervert seal aia taga, vaata. Ja ma veel mingite juures tiirutasin mingi ülikaua, mõtlesin. Viskab pilgu peale äkki teisel pool väravat. Ja, et ma olen vaata täpselt siuke, ma tahaks nagu näha, mis seal toimub, onju. Ja täpselt. Ja siis nagu, ja siis otsustada. Aga kuna enamik olid siuksed kuskil nagu teisel pool aeda maja taga toimub midagi, siis ei hakka nagu igaks juks minna. Ja, et ma loodan, et nüüd nagu tuleb mingeid siukseid üritusi, kuhu ma julgen minna. Ja ma tahaks räägi, et need kodukohvikud tulevadki nüüd uuesti ja need avatud talud. Ja avatud taludele ma lähen. Sinna ma tahan räigelt minna see aasta. See peaks nüüd kohe tulema ju varsti. Ja see tulebki, ma olen Võrus siis, nii et mind täiega huvitab, mis seal Võrus, kas on mingeid toredaid kohti. See on ju väga äge, nii et okei, kindlasti minge teiega. Okei, ma ei tea, aga tõmbame selle juhtumist täna seinast välja. Ja, tõmbame. Väga äge oli, et ikka kuulate meid ja eelmist episoodi ka jõudsalt vaatasid, et see on ainult meile tore ja üritame ikkagi siin suvel veel mitu episoodi salvestada. Nii et kui teil on mingeid ettepanekuid, soove, külaliste ideid, võite meile alati kirjutada. Ja kohtume juba siis järgmisel nädalal. Teeme nii. Tšau! Tšau!